sa oled regressiooniterapeut. Mis see tähendab ja kuidas sa inimesi aitad? Ma olen mõelnud, et miks inimesed pöörduvad üldse ja tahavad saada abi või teise inimese nõu, on 4 sellist suuremat asja. Üks on, kui sul omal lööb kõik nii sassi, et sa kaotad iseenda. Teine asi on, kui tundub nagu kõik on korras, aga sa oled nagu kõrvale jäänud, et su siht on kaduma läinud. Kolmas on võib-olla see, et inimestel on antud aju ja nad mõtlevad ja analüüsivad ja nad tahavad teada, neil on uudishimu, aga mis kõik on võimalik. Ja 4. on võib-olla selline asi, et kui keha annab igasuguste valude ja jamadega märku, aga inimene veel ise ei teadvusta, et need ja mingid tema eluasjad on omavahel seotud. Ma arvan, et ma selle teraapia juurde jõudsingi selle kaudu, et mul endal viis üks asi teiseni ja ma kaotasin iseenda täielikult, sest minu elus oli täielik kaos. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas saab, et ma peaks abi saama, aga kuidas saab võõras inimene mind aidata, kes mind üldse ei tunne, kui ma isegi ei tunne, kui ma olen täielikult ennast ära kaotanud. Ja mu kätte sattus ajakiri, kus räägiti sellest teraapiast ja seal oli ainult üks lause, mis mul meelde jäi. Kõik vastused on inimese enda sees. Ja regressiooniteraapias ongi väga palju erinevaid meetodeid, aga nende eesmärk on jõuda sinu enda sisse nende vastusteni.